Tere! Olen Eve Reisalu ja ma näitan, kuidas laadida kooli esitluse põhja endale ettekande tegemiseks. Kõigepealt on tarvis logida sisse oma kooli e-postkasti ja täpsemalt siis Google Drive'i. Ehk meie oleme harjutanud e-postkasti kaudu minema siis Drive'i, aga võib ka eraldi Drive'i minna siis kooli e-postkasti aadressiga. Järgmiseks, kui oleme sisse loginud, avame uue vahelehe ja läheme kooli koduleheküljele. Nii. Ja kodulehel kerime siis lehekülje kõige alla, kus on siis rubriik õpetajale. Ja siit liigume allapoole ja jõuamegi kooli esitluse põhi. Vajutame selle peal hiirega ja avaneb 4 kooli esitluse põhja. 2 tükki on siis värvilised, oranžil põhjal ja tumerohelisel põhjal, ja 2 neist on siis valgel põhjal, ühel on siis tumeroheline kiri ja teisel on must kiri. Valinud välja endale sobiva põhja, klõpsame selle peal 2 korda. Ja nüüd ei saagi siin mitte midagi tegema hakata, sest see on ainult vaatamiseks. Teie peate selle endale nüüd postkasti, Drive'i panema. Ja selleks ma lähen siia üleval vasakul sõnale File, klõpsan selle peal ja valin siit tee koopia ning võtan kogu esitlus. Saan kohe muuta selle esitluse pealkirja, panen siia näiteks pealkirjaks loetud raamat ja tee koopia. Läheb veidikene aega ja nüüd on see esitlus sellisel kujul, mida teie saate muutma hakata. Klõpsan siin pealkirja lisamiseks, panen siia oma töö pealkirja. Alapealkirjaks tuleb siis töö tegija nimi, klass ja kuupäev või aastaarv ja siit ülevalt siis plussmärgist me saame lisada uusi slaide ja siit plussmärgi kõrval saab valida siis slaidide küljendusi, millise küljendusega te soovite neid. Ja nii lihtne see ongi. Ja kui on vaja siis õpetajaga jagada, siis siit on näha praegu, et see on ainult minule nähtav, aga siit jagamise peale klõpsates klõpsan ja kirjutan siia siis õpetaja nimesid, kes siis seda veel vaadata saaksid. Nii et head esitluste koostamist.